Nii, recording in progress. Alustame siis meie videovestlust siin Rinaldoga. Ja meil olid ka mingid teemad siin üles märgitud, aga vaatame, kuidas see nüüd hakkab nagu ilmnema vastavalt vestluse käigul, et esimene asi, Rinaldo, sinu puhul, mida ma tahaks kohe küsida, tundes sind No, natuke aega. Kuidas sa nagu hindad oma lapsepõlve tänase päeva seisukohalt, mida see sulle andis või ei andnud või kas seal oli ka mingeid traumasid või oli kõik kuidagi hiilgav ja nii edasi? okei, ahah. Tead, kuna võib-olla ma olen mitte nagu väga tänulik inimene, aga ma nagu kuidagi, mulle meeldib vaadata seda, kus ma praegu olen ja siis suhestuda sellega, mis on nagu varem olnud. Ja siis ma kuidagi, ma nagu otseselt nagu ei ole mingit sellist, et ma oleks tahtnud midagi rohkemat. Või et mingid asjad, mis juhtusid, ei oleks pidanud juhtuma. Et mul nagu kuidagi ma aktsepteerin selle nii hästi ja suudan nagu integreerida seda, mis on toimunud. Ja kõik, mis on lapsepõlvest nagu olnud, mis võib-olla oleks pidanud olema, kõik siuksed asjad minu jaoks on nagu kuidagi, ma võtan need omaks ja proovin nagu, mitte et praegu sellele keskenduda, aga kuidagi ma nagu saan aru, et see paratamatus seal on nagu suur aspekt. Ja nüüd on vaja lihtsalt nagu mõtestada neid lahti võib-olla kuidagi, jah, suhestuda võib-olla mitte nii otseselt, aga mõista, et need olid, mis need olid. Aga üleüldiselt ei, ma ütleks, et ma olen tänulik tegelikult nendele asjadele. Ma ütleks, et mul oli pigem õnnelikum lapsepõlv ja ka mitte ka selline, mis võib-olla paljudel olid, ma ei tea. Ma ütleks, et pigem enamasti olin mitte nii üksildane, aga eks mul oli ka tegemisi. Ma sain palju fantaasiat kasutada ja kõike muid asju, et ennast kuidagi millegagi tegeleda. Et võib-olla ma nagu, noh, õnneks ma ei olnud nii siuksel ajal sündinud, kus oli mingid telefonid ja asjad, onju. Eks kui ma nagu mingi, noh, 13 midagi siukest, eks ma siis kuidagi nagu läksin sinna ka kaasa. Aga enamasti enne seda oli kindlasti, said väljas sõpradega kokku või mis iganes, nii et seda loomingulisust kui sellist kujutlusvõimet arendasin kindlasti, aga selle üldine enda mõtte äraandmine kuhugi mingisse telefoni või midagi siukest oli vähe. Aga eks see tuli peale ka teismeeas ja vot siis oligi mingi võib-olla umbes 4 aastat järjest või midagi, ma ei tea väga aastaid, aga kuidagi jah, võib-olla isegi 3, kus ma olin nagu väga midagi ei teinudki, kui ainult suht nagu mängisin ja tegin siukseid asju, aga siis tekkis mingi taipamine, siis tekkis mingi arusaam. Ja siis see kuidagi digitaalne aeg kadus ära ja siis ma kuidagi hakkasin veits rohkem filosoofiat uurima. Ja sealt tekkis ka mingi selline erinevad avaldumised, taipamised, veits hakkasin päevikut pidama ja sealt tekkis selline iseenda filosoofia ja iseenda elu mõistmine, mis aitaski tegelikult seda lapsepõlve rohkem, sellest rohkem aru saada, mis asjad juhtusid, miks need juhtusid, kõik siuksed asjad. kus Et sa siuke selleks, kus sa selleks impulsi said, et hakata neid uurima ja päevikut pidama ja lihtsalt? Võib-olla teatud mõttes need asjad, mis on juhtunud, on nüüd nagu kuidagi, vähemalt ma ise hakkasin nagu algul seda nimetama jumaliku juhatuseks. Ja siis ma nagu sain aru, et see teatud mõttes need asjad nagu ei saa olla nagu lihtsalt juhtunud. Vaid seal peab Jah. olema nagu mingi mõtestatus seal taga, miks need juhtusid. Ja see nagu justkui, et mitte oleks olnud impulsiks nii-öelda siis seda uurida, aga see kuidagi kandus ka üpris nagu loomulikult. Mhm. Ma ei teinud seda nüüd, okei, nüüd ma pean uurima, nüüd ma pean, ma ei tea, psühhoanalüüsima kõiki neid asju. Aga need kuidagi nagu avaldusidki ise nagu. Nagu kui ma lihtsalt mõistsin, kohe tekkis see seostamine nende asjadega. Ja siis ma nagu sain aru, et okei, ma pean nüüd kuidagi nagu kirja kandma, kuidagi kirjutama ülesse. Ja siis ma seda tegingi. Ja siis sealt ma saingi aru, et okei, siit jookseb mingi läbistav nagu, mingi läbistav joon või mingi nagu sihuke teatud jah, sihuke jumalik juhatus, mis nagu viib nende õigete momentideni, õigete inimesteni. Et see on jah, kuidagi.
sihuke, jah. selle kohta vist öeldakse, et see on selline karmiline kaasavara. No Jaa, me rääkida hingede küpsusest ja nii edasi, mõnel teisel jäävad seal, eks ole, lapsepõlvetraumad ja värgid, eks ole, millega nad peavad seal kuni alates, ma ei tea, keskeast siis suudetakse, hakatakse neid kuidagi lahendama seal. ja, Sinnamaani käib selline pime värk. ja. aga kui jah, sul tundub, et siis olid mingid eeldused juba eelnevalt. Jaa, eks kindlasti, aga teatud mõttes ma nagu alati mõistsin ka, et ma võin nagu sellesse ohvri rolli ka jääda ja konstantselt olla selles nii-öelda, et elu on minu vastu. või siis, kui see ongi viimane pääsetee sellest, lihtsalt keskendudagi sellele, et kuidas ma sellest olukorrast välja saan nagu. Noh, Mm. see on sama nagu malemängus, sul on nagu täiesti kõik on sinu vastu, sul on ainult üks nupuke. kas sa annad alla või sa proovid nagu noh, mängida edasi vähemalt, isegi kui sul on võib-olla 99% võimalus, et sa kaotad, onju. Mhm. vähemalt see 1% on tegelikult annab jõudu juurde ja isegi kui sa usud iseendasse, sealt edasi kandubki see jõud tegelikult. et sa ei anna selle välistesse teguritesse. See meenutab mulle Jungi sõdalase arhetüüpi. See on Ja. selline vend, et kui ta ka lüüakse pikali niimoodi järjest 10 korda, ta ikka tõuseb püsti. See üks film oli mm, Viimne või Viimane samurai vist jah. Jah. Ma ei mäleta, kes seal. Kas see oli see Tom Cruise'iga? Jaa, Tom Cruise'iga jah. Ja. Ja seal oli samamoodi, noh, kui see kamp oli seal ümber ja siis ta hakkas seal Mhm. võitlema ja siis ta ei kartnud, ta Ja. oli üksi kohe kamba vastu seal. aga noh, need samuraid olid sellised kõlbelised vennad, nad niimoodi kambaga kallale ei läinud, lihtsalt tegid seal kahevõitlust ja Mhm. siis ta sai näidata oma sellist meisterlikkust ja siis ta võeti nende kampa, ta läks sinna elama, eks ole, sinna külla ja nad Ja. koolitasid teda seal ja läks teisele poolele üle nagu. Mhm. nii, mis sul praegu siis tulipunktis on või kui pikalt sul need teemad nagu kestavad, et kas nad ka vahelduvad või on üks ja sama asi põhiline olnud nende aastate jooksul? Ma ütleks, et võib-olla mitte nagu nii otseselt. seal on kindlasti mingi selline läbistav nagu, ma ei ütleks, aga missioon, aga selline teatud põhimõtte leidmine. Ja siis see on kuidagi rafineerinud nagu viimastel aastatel, et okei, see ei ole põhimõte, see on eneseväljendus. Jah, kuidagi see ongi nagu kandunud just viimastel, võib-olla see aasta olengi taibanud, kuidas see eneseareng on muutunud eneseväljenduseks. Mm. et seni ma olen lihtsalt kuidagi lahti muukinud, mis see eneseareng endast nagu hõlmab, onju, et mis seal on nagu noh, mis see koosneb, millest see koosneb, onju, et kas ma pean nagu mõistust rohkem arendama, südant rohkem arendama, kõik siuksed asjad nagu lahti muukinud. ja nüüd ongi see hetk justkui, kus ma nagu tunnen, et okei, nüüd ma olen nagu nendest asjadest aru saanud, ma mõistan neid, ma osati ka integreerin ja ma tean, et tegelikult see läheb ka peale läbi selle, mida elu mulle peegeldab vastu. kohtun erinevate inimestega, erinevad situatsioonid, mis on jällegi teatud sellisest jumalikust juhatusest kantud. siis ma mõtlengi, et okei, nagu noh, et ma alati ei tee asju nagu kohati jah, aga egoistlikul tasandil, vaid ma alati ikka vaatan nagu, mis elu peegeldab mulle vastu justkui. et kas see, mis ma tegin, see otsus, mis ma tegin, see viis mind sellesse hetke, kus ma pean olema või see viis kuhugi mingisse muusse ajaliini, kus ma võib-olla ei peaks olema. ja siis sealt kuidagi saadki aru, mis see nagu läbistav võib-olla jah, selline arhetüüpsus on, mida sa pead justkui nagu väljendama. ja seal tekibki mingi mõistmine sellest, kes sa pead olema ja mida sa pead väljendama. ja kas siis võib seda, öelda, et alguses olid siis nagu, oli teadmise janu, teadmiste janu, lugesid, vaatasid ja sealt said mingi nii-öelda ja siis hakkasid seda nagu taipama ja integreerima ja nii edasi või see tuli kuskilt? Paljud inimesed arvavad, et neil ei ole vaja teadmisi, et neil on sisemiselt kõik tuleb muudkui ja ongi kõik, eriti naised, jah. ja Intuitsioon, vaist on ka tugev. ei, mul on nagu pigem ka mõlemad, võib-olla alguses oli lihtsalt see, et üpris nagu teadmatuses, üpris nagu lihtsalt, et elu kuidagi viskas ringi, mis iganes, ma nagu ei suutnud kontrollida seda. siis ma olin nagu, et okei, nüüd ma nagu ma ei lihtsalt ei saa olla nagu lihtsalt kuidagi juhitud elust, ma pean ise nagu juhinduma ja juhtima ennast ja siis ma nagu
hakkasingi nagu kirjutama, mis mul nagu päevas juhtus, mis iganes. sealt võtad selle nagu iseenda juhtimise üle nii-öelda ja siis suudadki paremini aru saada sellest, mis on nagu need õiged hetked või õiged asjad, mida sa pead tegema, millega sa peaksid tegelema. ja siis ma kuidagi saingi aru, et okei okay,, filosoofia võiks olla sealt muutus selliseks psühholoogiaks ja nüüd ongi võib-olla sellisem integraalne psühholoogia võib-olla rohkem ja kõrgematel tasanditel ja sfäärides justkui sellised teadmised. aga need teadmised nagu kanduvad ka ise. et noh, see ongi see jumalik juhatus, lihtsalt nagu ma jõuan nende õigete autoriteni, kes noh, kirjanikeni või kes iganes need on ju. et ma kuidagi lihtsalt sa lood selle puhtuse ja siis sealt nagu need õiged inimesed tulevad või õiged teosed, mis iganes on. ja siis saadki aru, et okei okay,, see on see informatsioon, mida ma pean omandama, integreerima ja väljendama. ja siis justkui ma seda teen, et see on väga nagu sellisest puhtast olekust võib-olla. aga eks seal ongi mingi uudishimu ja sees kindlasti vaata, minul on olnud lihtsalt indikaatoriks see, et asi vaimustab mind. ma ei loe juba ammu raamatuid, mis mind ei vaimusta. mm.. siis ma imestan, et inimesed loevad kohati raamatuid, mida tuleb nagu vägisi lugeda. ja. võib-olla seal on ka huvitavaid kohti, aga nad tahavad ikka kõik nagu ära lugeda ja siis on nagu minu jaoks noh, mõttetu aja raiskamine seal vahepeal, eks ole. Mm -hmm. aga kui sa leiad sihuke sisu ja neid ikka tuleb järjest ette ju, et siis sa lihtsalt neelad ja oled ekstaasis ja siis tundub, et see ongi õige, et see kuidagi integreerub ka kiiremini ja läheb nagu eluliseks. et kuidas täpselt. sul selle vaimustusega on? mul on pigem võib-olla see, et ma tunnetan nende raamatute või teosete kuidagi essentsi. et ma saan nagu justkui sellest teadmisest aru, mis on püütud seal edasi anda. ja sellega ma nagu justkui suhestun. ja sealt nagu tekibki mingi, mitte, ma ei tea, kas vaimustamine, aga teatud jah, selline seostamine, mida ma siis nagu suudan hoomata või taibata. ja nagu mitte, et mul ei oleks seda raamatut enam siis nagu vaja lugeda, aga lihtsalt ma nagu kuidagi juba tajun ära, mis see essents on, mis see teadmine on, mida seal jagatakse. ja Mm. siis ma kuidagi lihtsalt hüppangi ühest raamatust teise. ma ei lähe sinna nagu põhjalikult sisse, aga lihtsalt kuidagi kandun nendest nagu edasi ja edasi. et see on jah, kuidagi saad mul on selle seemne kätte ja siis on täpselt ja. seda võib-olla võib nimetada ka siis energiaks või sageduseks minu kombel. sagedus, mis resoneerub sinu noh, sageduse nii-öelda kõrgema alaga, et siis saad sealt edasi minna võib-olla. Mm-hmm. võib-olla ka see, jah. no vot, see on nagu liikumine tõe poole, noh, tõe suure tähega. Mm-hmm. et seal see sagedus ilmselt kogu aeg tõuseb. ja võib-olla läbi selle sa muutud ka võimelisemaks väljendada tõde järjest sügavamalt ja no ma ei tea, avaramalt või kütkestavamalt või kuidagi. ja kohati ka juba hirmutavamalt, jah, ehmatavamalt, šokeerivamalt ja. nende jaoks, kes ei ole sellise sagedusega veel harjunud. ja no see on isegi iseenda jaoks mõndadel hetkedel nii nagu kuidagi raske hoomata, sest, sest tekib nagu selline läbistav teadmine, mida justkui sa nagu nagu teises sfääris mõistad, aga sellest tava nii-öelda paratamatuse maailmas võib-olla kuidagi nagu mitte, et sa ei suuda uskuda, aga see on nii nagu hoomamatu. kuidagi see nagu ühendus on olemas selle mingi kõrgema sfääriga, kus sa nagu mõistad seda. aga ta on nii tugev, ta on nii võimas, et seda justkui nagu defineerida või määratleda on nii kuidagi mitte võimatu, aga ta on tõesti raske. mida sa seejuures tunned või millised tunded sinus seejuures või noh, vallanduvad, kui? mm.. Mm, ma võin enda puhul öelda näiteks, et mul jah, on tihti nii, et ma mingi eriti kuulates nüüd neid Jungi jutlusega, küsimus ei ole ainult Jungis, me rääkisime, et siin on ka teised autorid, stoitsism, eks ole,
Nietzsche, Schopenhauer, Machiavelli ja nii edasi. Nad kõik on nagu jutlused ja Jung on samas laadis, eks ole, vormistatud lihtsalt tänu inimese ja AI koostööle. Et siis on kohati on niisugused momendid, ma nagu vaatan-kuulan ja ma lihtsalt hakkan nutma, saad aru. Ma purskun nutma. ahah, See on mingi selline katarsis tekib, niisugune äratundmine, mis võib olla seotud ka mingi seesmise valuga, mm, sellega, mida ma kunagi ei taibanud, ei mõistnud ja kus ma nagu kukkusin lihtsalt sinna auku. Ja mhm, kuigi mulle serveeritakse see nagu kuldkandikul ja siis tekib selline tohutu kontrast, et selline kingitus nüüd noh, mis oleks võinud olla, ma ei tea, 40-50 aastat tagasi juba, eks ole, oleksid võinud need teadmised olla, nad kindlasti kuskil olid, aga nad olid teises vormis, no mina kohtusin Jungiga, ütleme, 40 aastat tagasi, okei, ahah, aga ta ei olnud sellises vormis, ja, ja, nii kütkestav. seal oli see fluidum ja see, mis ikka ja jälle nagu pani tema peale mõtlema ja muutis ta mingiks üheks selliseks nagu fooniks. mhm, aga see vorm, mis praegu on hoopis midagi, see on nagu täiesti uues kuues või mhm, uuesti sünd või surnust üles tõusmine tähendab. ja vot selline vorm võib muuta, ma ei ütle, et ühiskonda, aga avangardi kindlasti. et see on tohutu tugev initsiatsioon ja sellepärast ma seda ka topin. noh, ma ei topi teda, tegelikult ma valmistun, tähendab, ma ei taha teda niisama laiali jagada, ma tahan teha lihtsalt kursused, kontsentreeritud kursused. mhm, ja esimene ongi nüüd see mehelikkuse initsiatsioon naisesse, noh, esimene, mis ma välja kuulutan okei, okei, videoseminarina 13. novembril mm.. okei, aga aga see, neid tuleb veel ja veel. okei, ahah, nii et mul on, noh, vot sellised, võib-olla ma olen natukene melanhoolne või selline sentimentaalne või romantiline, eks ole, romantiline tüüp, et siis mhm, valguvad mingid sellised emotsioonid sellisel kujul. mhm. ei jaa, ma ütleks, et enamasti suht sama, et Mm. selline armastaja arhetüüp kuidagi jookseb sisse ja siis ongi nagu kuidagi, ma ütleks, et ma nagu otseselt kuidagi mm, melanhoolselt tunneks, aga see on nii, ta tuleb siukse või nagu kuidagi väega sisse, et mu pea muutub paksuks, ma tunnen, kuidas mu pea nagu lihtsalt, see on nagu mingi suur energeetika lihtsalt siin nagu kuhjub. Mm. ja siis ma nagu teatud mõttes olen pool nagu ekstaasis sellest ja ma tunnen, et kõik need, see informatsioon on nii olemas, aga ma ei suuda seda nagu kirjutada ülesse. ma ei suuda teda isegi sõnadesse panna või kuidagi kirjeldada Mm. nagu seda hetke. vahest okei okay,, kui ma olen selles nii-öelda voolavushetkes, selles flow state'is ja kirjutan midagi, siis ma nagu suudan luua selle nagu ühenduse selle sama võib-olla sfääriga, aga ta ei ole nii läbistav kui see hetk või see seisund, kui ma kõike seda informatsiooni nii-öelda sellest nagu noh, olen. et jaa, aga ta nagu, ma ütleks, et ma nüüd viimastel aegadel olen suutnud seda läbi initsiatiivi kuidagi luua ka seda seisundit. et see ongi nagu lihtsalt, sa lood sellise puhtuse enda nagu selles mõistuses ja südames ka nagu. ja siis tekibki lihtsalt selline nagu lihtsalt paber, kus ei olegi midagi kirjas. ja siis sa lihtsalt nagu oled ja isegi ei taha nagu mõelda millegile, vaid nüüd nagu lihtsalt, et kuidagi annad selle pastaka või hariliku sellele informatsioonile ja las ta kirjutab midagi. ja siis ta paneb lihtsalt kõik kirja, mis on. ja sa nagu vaatad, kuidas see paber lihtsalt täitub. ja see on nagu kuidagi ja siis pärast võib-olla suudad nagu lugeda seda. aga see ongi alles siis. nagu kanalist tuleb lihtsalt Ja, justkui automaatkirjutus. no nii, täpselt. ma ikkagi saan jooksvalt aru, mis sealt tuleb, eks ole, Mhm. need seosed, mis tulevad, aga ei, seda jah, tuleb kanalist, jah. ja. see natuke, seda võib võrrelda nüüd kristlikus kontekstis sellise püha vaimu seisundiga või noh, ütleme jungiaanlikus kontekstis ta on iseseisund. Mhm. ma mäletan nii hästi,
esimene ise kogemus, mis mul oli, see oli, ma ei tea, öösel või hommikupoole ööd, ma olin maal seal, meil oli seal üks talu suvituseks ja ma ei tea, kui vana ma siis olin, ma võisin olla mitte veel keskkooliealine, Mhm. aga ma nii hästi, see oli niivõrd sihuke võimas potentsiaali tunnetus. Okei. Ja ma olin tunde selles potentsiaalis, et see oli selline jumalik olek, eks ole. Jah. Ja nüüd hiljem, kui kohtusin Jungi asjadega, siis noh, see ise kogemus ongi selline. ja, ja, ja hiljuti ma just kirjutasin, isegi väljendasin niimoodi, et see on selline, no see oli nüüd seoses nende jutluste kuulamisega, see on selline noh, vedantalik džnana praktika, et sa lihtsalt loed neid Upanishade, sa ei pea mediteerima, sa lihtsalt loed ja loed ja loed. Ja Mhm. siis korraga taipad ja siis jälle taipad ja järgmine tasand ja järgmine tasand. Ja siis hakkab tulema see tasapisi see isesus, see tohutu seesmine rõõm ja vabadus, mis on soe, mis on just nimelt seotud ka mingi sellise, noh, armastusega. Et ta ei ole selline neutraalne tühjus, Mhm. nagu paljud hinduistlikud müstitsismid seda nagu propageerivad. Vaid seal on just nimelt see eluline soojus juures. Ja lõpuks see isesus, jah, no algul ta on ikka tipukogemustena, mis on ajutised, eks ole, mis kestavad võib-olla järjest rohkem ja lõpuks kunagi ta peaks muutuma siis selliseks püsivaks teadvuse seisundiks, eks ole, nagu Ken Vülber seda nagu. Jah. Ja see isesus on su vabastanud nüüd kõigist nendest pettepiltidest ja kütketest, milles sa oled varem kannatanud. Mhm. Seoses oma varjuga, lahendamata varjuga, seoses oma mingite lapsepõlve traumadega võib-olla ja nii edasi. Ja millele sa aastakümneid ei leidnud lahendust, sa otsisid, eks ole, aga see kõik oli kuidagi pealispinne. Võib-olla sa ei olnud valmis, sa pididki niimoodi järk-järgult, sest et noh, nagu Jungki ütleb või siin jungiaanid, et noh, see valu või see kannatus on kõige parem õpetaja. Et sa pead olema võib-olla ühte ja sama auku kukkunud mitmeid kordi Mhm. ja jõudma väga sügavate piirideni, kas või enesetapu piirini välja, eks ole. Mhm. Ja see on nagu sa pead ka kurja tegema nii kaua, kuni sa taipad, et sa tegelikult teed haiget teisele inimesele. Ja siis sa enam ei tee kurja. Mhm. Seda kurja vähemalt mitte. Et siis tekib vastaspool, tekib kaastunne ja kui sa seda inimest ka imetled, siis ka armastus, eks ole, ja nii edasi. Mhm. No no ma mingid just sellised assotsiatsioonid, jah. ja ma just hiljuti ma ei teagi, kas Dante võib-olla, kas nimetada teda ka prohvetlikuks kirjanikuks, ma kuidagi tunnen, et temast nagu vähemalt noh, natuke uurisin seda jumalikku komöödiat ja kuidagi vaatasin seda nagu müstilisust seal taga just läbi sellise kristliku võib-olla perspektiivi. ja see on nii huvitav, kuidas see jumalik komöödia nagu hõlmab nii paljusid aspekte ja sümboolikat nagu sellist allegooriat. just see, et ta äh, läheb sinna põrgu. Noh, see on nagu läbistav teema tegelikult ju erinevates müütides ka, et see, olgu see põrgu või tegelikult isegi nagu justkui see meri seostatakse tegelikult ju alateadvusega. see ongi see alateadvus, kuhu sa nii-öelda sisened sellesse ookeanisse, mis ongi nii-öelda selline, ta on nii massiivne, et selles olla on nagu raske. ja Dante lähebki sellesse põrgu ja tal tuleb nagu Rooma poeet, kas oli Vigil või Virgil või? Ma isegi ei mäleta, mis ta nimi oli. Ja Virgilius, jah, Virgilius, täpselt. tuleb teda nagu juhendama, mis on ka tegelikult nagu noh, erinevates nendes müütilistes teostes ongi, et keegi tuleb juhendama teda keegi läbi mineviku suurus ja just nimelt. ja täpselt läbi siis selle ja seal on nagu päris huvitavalt need tasandid, kuidas ja mis mulle nagu väga meeldis just see mõte, et ta jõudis sinna nii-öelda põrgu keskele ja saatan, kes oli
kes muidu siis nagu vaadatakse, et okei, ta on, või noh, põrgu on kuskil mingi, kõik põleb ja kõik on kuum, on ju. tegelikult oli vastupidi, ta oli lihtsalt, ta oli külmunud. Ta oli nagu vee sees ja nagu tõesti nagu jäätunud seal sees. Ja tema kõrval oli ka Juudas, Pruudas ja keegi oli veel, kes on nagu reeturid olnud siis, noh, saatan ka reetis nagu Jeesust ja, või noh, seda Jumalat ja Juudas siis Jeesust ja Julius siis Pruudas. Ja kuidagi nagu, see on huvitav jah, sellepärast et see nii-öelda, kui saatan nagu, sest ta ongi eraldanud sellest jumalikust nagu soojusest. Ta on reetnud Jumalat ja ta ei ole enam soe. Tal ei ole seda soojust enam. Ja kui sa mõtledki sellele näiteks, kui inimene ka sureb ära, on ju, ta muutub ka külmemaks. Tal ei ole enam liikuvus sees. Kõik, mis on surnud, noh, liikuvust ei ole. Nii et mul nagu väga meeldis see mõte, et kuidagi põrgu nagu ei ole, selles ei ole kirge, selles ei ole sellist nagu põlevust nagu kuumust sees, vaid ta ongi külm, ta on lihtsalt liikumatu. Mulle väga meeldis see ja siis ma kuidagi mõtlesingi, et see, kui inimene ongi nii, ta on nagu okei, ta nagu, kui ta ei teadvustagi seda alateadvust, siis see alateadvus ei olegi nagu selline voolav meri või ookean, vaid ta ongi lihtsalt külmunud. Ta on jäätunud, sest inimene ei ole teadvustanud seda alateadvust. Ja noh, Dante läks seal edasi, jõudis siis kokku selle Beatrice'ga, kes oli siis nii-öelda armastus, kes oli õnnistus. Ja Dante vist kirjutas ka tegelikult ju raamatu sellest La Vita ka, seal noh, ta kirjeldas seda Beatrice'i lahti, mis on ilu, mis on armastus, kõik see. Ja see ongi, ja tegelikult see ongi kangelase nii-öelda teekond, mida inimesed läbivad, see on müütilistes nendes teostes kõik kirjas, muinasjuttudes ka. Et sa lähed selle alateadvusesse, sa lähed sinna ja hakkadki muutma enda sellist traumat või mis sinuga juhtunud on, sa hakkad teadvustama seda varju. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, nagu, et nüüd, kui sa teadvustad seda alateadvust, oletame, et sa lood mingi soojuse iseendas ja nüüd see jäine alateadvus, ta sulab ülesse. Ta muutub veeks. Ja mis ma ise mõtlesin ka, et kui ma olengi selles alateadvuse hetkes, mis on nii massiivne ja tõesti nagu hoomamatu, siis sa oledki justkui nagu upud seal. See on nii nagu, see on nii raske selles olla. Aga kui sa hakkadki integreerima seda varju ja kõike enda alateadvust, siis sa jõuadki sellesse olekusse, kus sa hakkad ujuma. Ja see ongi see integreerimise põhimõte sisuliselt, et sa selles alateadvuses õpid ujuma. Sa enam ei upu seal, sa enam ei, noh, sa tead, mida sa teed. Nii et mulle nagu väga meeldis ja see andis jah väga palju inspiratsiooni. Ma just mingi paar päeva tagasi mõtlesin sellesse jumalikku komöödiasse, et kuidas see kõik muide, sümboolika. see on muide nüüd ka palju aastaid seda tõlgiti, see on nüüd ka eesti keeles ilmunud. Kohalik komöödia. Ja ma ei tea, ta oli mitu köidet seal, ma vaatasin raamatupoes siin mingi aasta tagasi, et noh, läks nagu pilk peale, aga sel hetkel ma ei tundnud, et ma tahaks seda hakata lugema hetkel. Vaata, teine selline raamat, mis mul seondub, on muidugi Bulgakovi Meister ja Margarita, eks ole, Ja. mis on ka selline müstiline asi, arhetüüpne. Ja mul see jäätumine või vaata, kui see inimene, kes seal põrgus on jäätunud, kui ta seda tunnetaks, see oleks selline, ma kujutan ette, sihuke täiesti lootusetu ja tappev üksindus. Jah. Et seal No ei ole seda, mingit sidet. ja seda kirjeldati ka, Dante kirjeldaski seda, see on Ja, lihtsalt liikumatu, sa oled seal ja sul ei olegi mingit seost millegiga. ja nojah, vaat kui sa veel tunned seda ka sellisena, siis see on jah, selline ülim piin, eks ole. Aga see kangelase teekond, see on ju kõigi religioonide alus. Ja. Sisuliselt ju kangelase teekond põrgust taevasse, eks ole. Sama on kristlik mütoloogia, sama on Buda lugu ja nii edasi. Aga need kujundid on väga huvitav, mis sa tõid jah, et need kuidagi seosed, et jää muutub veeks ja siis tekib selline voolamine või voog. jah, sa õpid integreerima seda ja Dante jõudiski siis sinna paradiisi lõpuks, kus tema jaoks isegi see olek või see seisund, kuhu ta jõudis või noh, see raamat isegi oli, noh, ta kirjeldas sisuliselt oma elu läbi selle ja Ja
ja ta jõudis ta oletuseni. oli müstik, loomulikult ta sai ja, seda. ja, et isegi tema ei suutnud seda kirjeldada seda, seda nii-öelda gnoosist, mida ta vähemalt püüdis seal kirjeldada. aga see on minu jaoks selline arhetüüpne teadvus juba, kus ma täpselt, voolan arhetüüpides. ja, Voola ja, mitte sotsiaalsetes rollides või mingis pinnapealses tunnetuses. Ma voolan juba selles inimkonna traditsioonitarkuses, mis on vormistunud muuhulgas mhm, läbi tuhandete põlvkondade, eks ole, sellisteks mustriteks. ja teine asi, mis mul meenus, kohtudes arhetüüpsete tekstidega, milleks Jungi jutlused kahtlemata on, siis kohati, no ma olen öelnud, et kasutanud sõna julm, mhm, et kohati nad on niivõrd, mingid seosed on nii julmad minu jaoks, nad on nii valusad, et ma ei suuda nagu edasi lugeda. ahah, kannatused välja, ma tunnen, et no ma ei tohi, ma lendan liiga kildudeks, et must ei jää tükiks ajaks mitte midagi järgi. ahah, et siis ma lihtsalt katkestan. No nagu paljud lihtsadki inimesed, kui tuleb mingi liiga üle piiri värk, eks ole. mhm, 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 Mooses Maiman ju õpetas seal ka, et atraktiivne on meile järgmise tsakra tasand, aga ülejärgmine on juba arusaamatu, hirmuäratav ja sa ei taha sellega teha mitte mingit tegemist. mhm, nii et Jung on ka selles mõttes, ta on väga karm. Jeesus ei ole nii karm, tähendab. Jeesus on kuidagi natuke ilustatud, see on niisugune, ja, puhul on selline armastav nõudlikkus. Aga Jungi puhul on selline, võiks öelda, armastav karmus. mhm, ma kunagi lugesin, keegi kuulus laama suri kuskil Tiibeti või noh, Põhja-India kloostris, eks ole. ja need tema viimased hetked, noh, ta teadis ette oma surma, ta teatas sellest. ja ta oli hästi karm, ta oli isegi noh, munkade jaoks nagu julm. ahah, ja neil hetkel nad äkki tajus, et milline mõõtmatu armastus oli selles julmuse taga, mida nad siis ei osanud tajuda. mhm, ja siis äkki selgus, et mis tegelikult toimus, eks ole. et sihuke zen, eks ole, et sa mitu korda päevas sa oled täiesti šokis, kui sa elad seal mingi meistriga koos, eks ole, päevad ja kuud ja aastad läbi, kuni sa jalga ei lase sealt. ja, ja ta lihtsalt optimaalse kiirusega lõhub ära sinu persona, et sa pääseks sealt kookonist nagu välja. mhm. paljalt oma eeskujuga, paljalt oma igapäevase käitumisega ongi kõik. jah. no ja ma kirjutasin ka ühe selle teksti, ma nagu kuidagi, mulle meeldis see mõte kuidagi, et see ei olegi selline üritamine või see on või noh, ülestamine. või noh, Mhm. sa ületad seda, sa ei ja, ürita, vaid sa ületad. ja see ongi noh, mingi selline, kas võib-olla on taoistlik või zen või budistlik selline õpetus on ka, et see õpetaja näitab kuu peale ja siis õpilane vaatab selle õpetaja näppu, mitte seda ja. kuud. ja siis ta lõikab selle näpu maha ja siis on nagu, et aa, okei, nüüd ma sain aru, et aa, okei, kuud pean vaatama. et see ei olegi see, et sa üritad nagu, kui sa üritad, siis sa ei mõista. vaid sa mõistad siis, kui sa seda nagu tõesti noh, ületad seda noh, sellist nagu tavaolekut. no et alles võiks siis öelda sa arengupsühholoogiliselt, sa pead ületama ratsionaalse mõtlemise ja tõusma transratsionaalsesse. mm. ja -hmm. siis sa hakkad taipama. Mm -hmm. ja me oleme ju selles tavaliselt mentaalsuses, noh, uuringute järgi 50% täiskasvanud elanikkonnast maailmas on, kui mitte maailmas, ma ei tea, noh, kui laialt seda uuriti spiraaldünaamika mudelis, aga Okay. no ütleme läänes kindlasti 50, pooled inimesed istuvad ratsionaalsuses. kui mitte rohkem, tegelikult palju rohkem istub seal Mm -hmm. Mm mentaalsuses. -hmm. ja nad on sinna mandunud lihtsalt, nad kunagi, ma ei tea, vähemalt eelmist kultuur on nad nii selliseks teinud, tähendab. see mehhanistlik valgustusajast alates moondunud kultuur, eks ole, et kõik on ratsionaalne, kõik on loogiline. ja siis ongi sihuke vangla lihtsalt. müüt on kadunud, saladus on kadunud, vertikaal on kadunud. ja siis pole ime, et sa kannatad lihtsalt. see ei täpselt ole muud moodi võimalik. see kannatus on sinu hingekutse. ja kui mm. sa ei -hmm. märka seda, siis kannatus läheb järjest julmemaks.
hingekutse, sa pead muutuma, see on signaal. Jungi analüütiline psühholoogia on selles mõttes minu jaoks tohutu positiivne, tohutu lootust andev, et kõik see alateaduse mäng on tegelikult selleks, et sa ärkaks järjest laiemalt sellele alateaduslikule potentsiaalile jah. ja hakkaks seda realiseerima oma elus. Mhm. Jumal tahab või vaim, kes sinuna on kehastunud, tahab kogu aeg, et sa ärkaks temale. Ja kõik need hoiatused ja kannatused ongi selleks, mis võib-olla tõesti kehtib see, et sulle ei anta rohkem, kui sa välja kannad. Ta ei taha sind tappa, ta ei taha sind hävitada, Mhm. äratada. No see ongi kuidagi, ma just mingi paar päeva tagasi või võib-olla mingi nädal umbes leidsingi selle lause, et kannatus on vaidlemine reaalsusega. Ja, Ja see ongi. Ja jõuadki sinna etappi, kus sa nagu kuidagi hakkadki mõistma, et see alateadvus kui algoritm justkui. Noh, ta töötabki algoritm, noh, sa ja, ärkad hommikul ülesse ja juba sa nagu, sa arvad, et sa mõtled mingeid oma mõtteid, aga tegelikult on sulle juba ette antud need läbi algoritmi. Sest see on sama nagu kuskil sotsiaalmeedias, ta juba teab, mis on sulle nagu, mis sulle läheb peale, ta teab, mis sa juba omaks võtad, millega sa seostad iseennast, millega sa suhestud. aga kui sa nagu tõeliselt tahadki nii-öelda läbi vaimu luua midagi, siis hakkad nagu seostama iseennast nii-öelda selle tõelise arhetüüpsusega, siis sa kogedki neid hetki, mis ma just rääkisin ka ennem kangelasteekonnast. ja, et sa lähed sinna alateadvusesse või isegi, ma ei tea, välistest teguritest peegeldavad mingid asjad sulle midagi vastu, millest sa pead nagu, mida sa pead taipama, mida sa pead mõistma. aga kui sa oled selles alateadvuse algoritmist kantud, siis sul justkui ei ole seda vaba tahet enam. sul ei ole initsiatiivi iseenda elu kontrollida, vaid sa oledki juhitud sellest. mis enamus inimesed ongi, nad otsivad juhti või juhiseid ja siis nad ei kontrolligi iseenda elu ega midagi muud. ja siis ongi see, et need kõik mõtted, mida nad mõtlevad või kõik isegi tunded, mida nad tunnevad, on neile sisse söödetud. ja sealt tekibki see, kus nende kirgi köetakse ülesse, et kõike seda energiat saaks rohkem ja rohkem, rohkem nii-öelda siis varastada või kuidas iganes, aga ma tunnengi, et see initsiatiiv on hästi suur osa sellest, et sa võtad selle initsiatiivi nüüd iseennast selle alateadvuse kuidagi jah, juhitavusest vabaneda. mitte isegi vabaneda, aga seda integreerida, seda näha, ja seda sa puhastada. rakendad selle alateadvuse energiat nüüd enda isiklikus täpselt, arendus, mitte jah. kellegi toitmises. vaata, Mhm. see ongi see, Jungil on ka see stiimulreaktsioon. Ja kui sa noh, Kursijevil sama, noh, tal on ka huvitav mudel, on see hästi värvikas allminade jõuk lihtsalt, ahah. kes sind valitseb lihtsalt ja kunagi ei tea, millal järgmine allmina nagu võimu üle võtab. okei. et hommikul on üks ja õhtul on teine ja homme on hoopis kolmas ja neljas ja viies, et need on põhilisi allminasid on võib-olla seal tavainimesel 5-6, eks ole. Mhm. ja siis praktika on selles, et sa hakkad nagu tähele panema neid ja niimoodi piiritlema tasapisi. ja nii on ka kogu selle alateadusega, kus see varjupool siis nii-öelda noh, kui ütleme tõesti, et 1% on teadlik, 99% on alateadlik, et siis see 99% söödab sulle neid stiimuleid ette. Mhm. ja siis mingi võimalik jah, et mingi seltskond veel manipuleerib sellega, nagu on näha, noh, ideoloogiliselt, poliitiliselt ja nii edasi. jah. Globaalselt ja geopoliitiliselt ja nii edasi, et siis sa pidevalt reageeridki nendele stiimulitele, seal ei teki nagu seda pausi vahele. ja kui me asume nüüd individueeruma, siis on põhipraktika ongi see, et kui on stiimul, siis ma võtan pausi ja mõtlen, et kas see on mulle kasuks või kahjuks. Mhm. see tähendab, et mul peab olema või mingi teadmine või kogemus, mis tähendab kasuks või kahjuks. Mhm. Mhm. tavainimesel seda pole, tal ei ole nagu valikut. ta ei oska öelda, kas see on kasuks või kahjuks ja siis ta läheb lihtsalt sellega kaasa.
jah. ja kukub jälle järgmistesse aukudesse, eks ole. ja siin näiteks, kui me räägime mehe-naise suhetest, siis ongi mehe puhul, kes on saavutanud teadlikkuse, tal on kõik need stiimulid samamoodi nagu teistelgi, aga ta valitseb neid, jah, ta hoiab neid tagasi ja, ja rakendab vastavalt vajadusele, vastavalt olukorrale, vastavalt tunnetusele. nii et selline jah, stiimulreaktsioon, selline automatism. ja tänapäeval ka kuidagi, just enne mainisid seda stoitsismi, ma nagu kuidagi, ma uurisin seda, tegin ise uurimustöö sellest ja kuidagi ka tunnen, et enamus inimesed kuidagi mõistavad, see on, et kui mingi mees on stoiline, siis ta on kuidagi emotsionaalselt distantseeruv. aga jah, tegelikult see ongi, tähendab seda, et ta on emotsionaalselt distsiplineeritud. et ta suudab emotsioone kontrollida ja neid õigesti kasutada. ja kui mees ongi emotsionaalselt distsiplineeritud, mitte distantseeruv, siis tal tekibki see, et ta suudab seostada või luua selline suhe naise emotsionaalse intensiivsusega. jah, just. mis tähendab seda, et kui naine, ta nagu, kuna naine ongi pigem selline naiselik, ta väljendab ennast nagu rohkem emotsionaalsemalt. ja kuna mees on rohkem maskuliinsem, kui ta on rohkem maskuliinsem, siis tema jaoks ei ole see nagu, et mingid emotsioonid, mis sa nagu mõtled, onju, pigem sihuke loogiline, ratsionaalsem, onju. ja siis ta ei suudagi nagu suhestuda sellega. aga kui sa suudad distsiplineerida iseenda emotsioone ja saad aru, et okei, näe, siin on koht, kus tema reageerib vastavalt emotsionaalsele tasemele ja sa tuled siia samale tasemele, siis sa lahendad selle olukorra teistmoodi ära. Sa no siis suudad nagu, sa lood nagu naisele ruumi, täpselt, kus ta jah. saab oma emotsionaalsust turvaliselt väljendada, Mhm, sest sina oled seal kese lihtsalt, mille ümber see värk käib, see on see Shiva ja Shakti, ütleme, mhm, demograafia või mütoloogia, eks ju. see tähendab noh, emotsionaalne tasakaalukus või emotsionaalne või strateegiline emotsionaalsus või siin on erinevaid nimesid, mhm, et sa tead, mida emotsioonid on väärt, milline tohutu potentsiaal tegelikult peitub nende valitsemises, ka inimsuhetes, ka lähisuhetes. ja, ja selleks on vaja ikkagi kõigepealt teadmist. kõigepealt on vaja teadmisi. Inimesed arvavad, et mul piisab minu isiklikust kogemusest. muidugi on ka erandeid, mhm, kes ongi sellised maast madalast peale siuksed prohvetid ja selgeltnägijad, aga enamuse jaoks nad vajavad kultuuri, nad vajavad toetumist hiiglaste õlgadele, vaimukultuuri. ja siis nad saavad need teadmised ja kui need teadmised natukenegi juba haakuvad, et nad on nagu ärkamise ääre peal, siis nad hakkavad taipama neid teadmisi, hakkavad praktiseerima, rakendama, proovima, mhm. katsetama. ja siis nad töötavad sisse hoopis teistsuguse elulaadi. Täpselt, jah. ja, aga tänapäeva ühiskonnas see ongi teatud mõttes nagu raske või ta nõuab väga palju vastutust ja tegelikult ka vaimselt on raske, kui sa oled nagu, ütleme, et integreerid asju ja mõistad asju ja suunad nüüd tähelepanu iseenda arendamisele ja sellise täisväärtusliku elu kogemusele. et ta muutub vaimselt raskeks tegelikult, sest võimalik. see paratamatuse maailm, mitte et sa suhestud sellega, eks kindlasti sa elad sellest nagu vaimumaailmas ka ja sealt nagu tekivadki need kõrgemad ühendused erinevate ideedega ja taipamistega. aga kuna sul on siiski vaja kuhugi nagu see kuidagi see jagada, on ju, eneseväljendus, paned mingisse kunsti või kuhu iganes, siis enamus inimesed vaatavad, et sa võtad liiga tõsiselt seda kuidagi. Nende jaoks, neil ei ole seda kuidagi ühendust selle kõrgema sfääriga, et seda mõista. mis ei ole oluline, mis ei olegi see, et sa nagu
et see on põhjus, miks seda mitte teha. aga lihtsalt üleüldiselt see nõuab nagu teatud mõttes jah, väga palju sellist aktsepteerimist ja teatud eneseohverdust, et selles nagu ühiskonnas seda teha. no vot, siin ongi see noh, üleüldine ja rahvas ja nii edasi, kes on tegelikult väga diferentseeritud paljudele astmetele, teadlikkusastmetele ja noh, on ka selliseid nii-öelda massieliidi inimesi, kunstnikke, kirjanikke, kes lähevad nii massile kui ka eliidile peale, eks ole. mm. -hmm. noh, umbes nagu piibel, eks ole, igaüks leiab sealt midagi. kes ja, leiab ja. selle arhetüüpse osa ja kes leiab mingisuguse niisuguse tilulilu. et aga teine asi kindlasti on sul oma noh, kes on ikkagi maailma tasemel, ütleme, kõrgkunstis ja kõrgkultuuris. sul on ikka oma publik täiesti olemas. ja see publik, tänu sellele sa oled saanud kuulsaks. see on võib-olla 20–30% elanikkonnast ainult. et kes seda jumalikku komöödiat siin ikka nii väga loevad, eks ole, Mm -hmm. või Messit ja Margaritat ja teisi asju. et tavainimene loeb ikka mingeid kriminulle ja James Bondi ja no niisuguseid asju, eks ole. nii et see on täiesti loomulik, et selline veelahe tekib või selline seisuslikkus ja ma olen mõelnud, et praegu, kus kriis süveneb, surve süveneb, ka seisuslikkuse piirid teravnevad, Mm -hmm. ka rasside piirid teravnevad, mitte isegi religioonide, vaid rasside just nimelt, sest Šabanov ütleb, et veelahe ei lähe mööda religioone, see läheb mööda rasse, okei rassismi. okay., ahah, ja neid rasse on 5–6, eks ole, või rohkem-vähem natukene. ja piirolukorras noh, ollakse sunnitud, hakatakse kaitsma lihtsalt oma rassi. hakatakse kaitsma lihtsalt oma seisust. kui nähakse, et see põhimass aetakse lihtsalt auku, siis hakkad kaitsma oma seisust. näiteks aristokraatiat, eks ole, või mm -hmm. sellist kõrgklassi. et sa ei suuda enam päästa, aga sa saad päästa, sa saad proovida päästa ennast. muidugi aristokraatial on see eelis, et noh, kui ta on jõudnud sellisele arhetüüpsele tasandile, siis ta tegelikult ei ela ainult selles maailmas, ta elab ka samal ajal teises maailmas, ta elab postuumselt ka samaaegselt. Mm -hmm. surm ei ole tema jaoks probleem või mingisugune hirmuobjekt, eks ole, ja, ja vaid see on lihtsalt loomulik üleminek ja mingisugune vahekokkuvõte või nagu Jung ütleb, et surm on elu kroon, eks ole. mm. -hmm. seal sa saad selle nii-öelda tasu või selle oma elutöö auhinna, kui sa oled teinud oma elutööd. kui sa oled niisama vedelenud, siis seal ei ole nagu midagi erilist, siis on nii nagu oli ja sa jätkad samas, eks ole, augus. Mm -hmm. et selles mõttes sa ei pea olema selleks noh, samurai või sõdalane. sa võid olla lihtsalt preester või tark, kes siis elab juba oma vaimsete kogemuste kaudu, oma igaviku kogemuste kaudu, elab juba ajatuses. nii et see diferentseerumine praegu toimub, jah. ja sellepärast mind väga huvitab, kuidas nüüd see avangard nagu koondub omavahel. jah, mis asju ta hakkab tegema siis oma sünergilises koosloomises. et seal võib tulla üsna suuri imesid. ja tegelikult, kui me vaatame praegu geopoliitiliselt maailma, seal toimuvad ka mingisugused läbimurded, siuksed huvitavad, ootamatud täiesti. ja, muidu mõtled, et kõik on kinni ja kõik on kindel ja siin ei ole mitte mingit valikut ja siis äkki näed, et mingid bifurkatsioonipunktid kuskil ja kuidagi ajalugu hakkab korduma. no seesama näiteks see Ungari juhtum nüüd, eks ole, kus Ungari äkki saadab Euroliidu pikalt ja läheb ja Venega hakkab koostööd tegema. et see on ju sama täpselt, mis oli NL ajal, eks ole, kui oli Nõukogude impeerium ja Ungari oli esimene, kus toimus ülestõus ja mäss 56. aastal, eks ole. ahah, ja kes läheb järgi, on selge, et Slovakkia läheb järgi, sest seal on ka rahvuslased võimul. mm -hmm. nii nagu Tšehhoslovakkia läks järgi 68. aastal. ja alles siis tuli Poola oma
selle Lech Walesa ja solidaarsuse liikumisega, eks ole. Mhm. et paistab, et seesama rütm nüüd kordub. Täpselt. Ja tegelikult ilmselt Kesk-Euroopa riigid on, neil on juba mingid omavahelised kokkulepped olemas, ka Austriaga, ka Itaaliaga ja nii edasi. Et nad ei tee seda üksi, keegi lihtsalt. Mhm. Noh, need on niisugused geopoliitilised suht välised asjad, aga nüüd oli mingi huvitav materjal, et Ukraina on vaimselt nagu koondunud, noh, mingi see avangard siis seal. Okei, ahah. Nad elavad nii rasketes oludes, et see nagu, see on niisugune alkeemiline protsess, kus ma ei tea, pliit muutub lihtsalt kullaks Kullaks, ja. ja siis ilmneb selline uskumatu solidaarsus ja ühtehoidmine, Mhm. vähemalt rahvuse avangardis. Et ma täitsa usun seda, sest kui Birgit käis Ukrainas, ta ka kirjeldas sama asja. Kui ta seal toimus see maailmakoristuse, eks ole, aasta kohtumine ja kui ta seal laulis siis seda laulu pommivarjendis, Okei, ahah. kus olid siis eri riikide esindused olid seal. Aga ta pani just tähele seda ukrainlaste sisemist nagu ja sama toimub ilmselt ka Venes, sest vene rahvus on ka täiesti mättasse löödud omaenda nii-öelda oligarhide poolt. Et ka sama alkeemiline protsess võib seal mingil hetkel plahvatada Mhm. ja igal pool mujal. aga noh, meie asi on jälgida siinset mängu ja väljendada siin oma selliseid noh, ütleme prohvetlikke impulsse ja voolata selle ühendumise suunas. Jah, Just nimelt voolata, täpselt. jälgides, mis võimalused tulevad kogu aeg, mitte kramplikult, mitte pealesuruvalt, mitte niimoodi, vaid pigem oma vaimustust ja oma inspiratsiooni väljendades ja siis sa näed, kuidas see hakkab nagu resoneeruma. Mhm. Hakkavad tulema need inimesed, kes samamoodi tunnetavad seda, noh, et tegelikult täiesti unikaalsel kombel, mitte samamoodi, aga mingisugune liin, nagu sa ütled, läbiv liin on sealsama. Ja no see ongi noh, selline, ma ise nimetangi seda, et kui inimene justkui ta teatud mõttes alistub, aga samas teeb seda tahtlikult, siis tekibki selline nagu pühendumus. kui sa pühendad iseennast sellele loomisele või kuidas iganes ja Jung ütles ise ka, et kui sa teed seda nii-öelda teadlikult, siis tulevadki need inimesed sinu kõrvale, kes peavad tulema. See ongi see sünkroonsus, mida sa lood. jah, ja, ja teatud selline. kroonsus ja teine asi, mis tekib sünergia, eks ju, kui sa hakkad koos. Jah, jah, täpselt, täpselt. ja see on selline jumalik või isegi selline jah, vaimustamine, mis on selline tõesti teistsugune tasand, kus sa nagu, sa oledki autentselt seal nende inimestega. ja, ja teatud, ma isegi nagu just mingi paar päeva tagasi mõtlesingi, et selline, just kui ma mõtlesin või noh, kui ma uurisin seda Dantet ja kui ta lõpuks jõudis sinna nii-öelda paradiisi, siis see Beatrice või see oligi õnnistus, onju. kui sa lood selle puhtuse, kui sa pühendad ennast, siis justkui selle tulemusena tekibki see õnnistus. või ise mõtlesin ka, et mis see nagu, kunagi nagu ei ole varem nagu mõelnud sellele, et mis see õnnistus täpsemalt on, aga see õnnistus ongi need võimalused, see õnnistus ongi see teadmine, need taipamised, et ennast veel rohkem väljendada, et ennast veel rohkem seda elu kogeda ja seda ilu näha. jah, ja kui sa oledki selles ilus, mis ongi tegelikult ju lihtsus iseenesest, see on see hingamine, see, mida sa teed, sa võid teha seda teadlikult, sa võid seda alateadlikult teha. aga sa teed seda, see on see Wu Wei teatud mõttes. mhm. sa teed seda justkui mitte tegemine, aga see on nagu see iseendast kanduv. ja olles nendes seisundites ka, kus sa lihtsalt kandud, siis see on teistsugune loomine kindlasti, see on sest ta on huvitav, see armastus. Jumala ütlus on see Vanas Testamendis, et ole sa külm või ole sa kuum või ole sa külm, aga Mm. leige, et Jumal leige nagu oksendab välja, ja. sülitab välja. vot see on huvitav, et siin on kuum ja külm äh, toodud nagu terviku kahepoolusena.
selle Mhm. polaarsusena. see on seesama emotsionaalne tasakaal. jah. ja sa oled mingit otsapidi oled jube kuum, aga sa tasakaalustad seda selle tagasihoidmise külmaga. Mhm. ja siis tekib see pinge, mis tekitab magneti jah. ja sa hakkad tõmbama ligi lihtsalt inimest, ja. sest et see annab sellise elusammuse kogemuse. ja. ja võib-olla nad seekaudu ja kui sa veel annad neile edasi neid teadmisi, siis nad hakkavad samamoodi seda praktiseerima ja jõuavad samasuguse polaarsuseni. Mhm. kus ühes otsas on vaim ja teises on instinkt. Mhm. see on nii-öelda jumal, teises on saatan, eks ole. ja kõik need vahepealsed asjad seal. ja keeles nad väljenduvad oksüümoronidena. Jube hea ja. eriti müstitsismis on neid palju. Mhm. budismis on see kõuemürina sarnane vaikus, oli see Tiibeti budismis. okei okay.. noh, mürisev vaikus, eks ju, jah. lihtsustatult, aga kõvemüris on sarnane vaikus, on kuidagi kujundlikum ja esteetilisem, ilusam. või seesama toimimatu toimimine Mhm. või kirglik meelerahu. jällegi seondub selle emotsionaalse tasakaalukusega kirglik meelerahu. Mhm. ja muidugi eesti keel, mitte lihtsalt hea, mitte jumala hea või jumalast hea, vaid ju, kurjadi, ju, kurjadi, jah. kuradi hea. see on tipp, see on täis klaviatuur, kogu klaver. või mitte lihtsalt jube, mitte lihtsalt ilus, vaid jube ilus või jõle ilus, kole ilus. no ma ise mõtestasingi, võib-olla oli see mingi tsitaat, mis seda inspireeris, oligi kuidagi see nii-öelda see pingutus, mida sa teed või sa oled nende kahe polaarsuste vahel, et see teatud mõttes mis tekib, ei ole otseselt pinge, ta ongi see mõõdukus või kui sa ise lood selle, et ta ei oleks pinge, vaid ta oleks mõõdukus. ja siis sa mõtledki, et okei okay,, sul on nagu justkui kitarr või mingi pillikeel, mis ongi kahe polaarsuse vahel. see oli väga ilus, väga tabav minu ja arust. kui ta on nagu liiga pingul, siis ta ei kõla hästi, kui ta on liiga lõdvas, ta ei kõla hästi, kui ta on nagu parajalt pingul. vot siis tekibki see meloodia, siis ei teki seda müra. sa nagu häälestad, vaata, kui sa kitarri häälestad, sa paned ta parajaks kõik need õigeks, kuus või jah, seitse keelt, eks ju. jah. siis sa saad neid akorde võtta seal ja tekib harmoonia. Mhm. jah, et see enesehäälestamine ongi hästi nagu tegelikult vajalik, mida paljud noh, või noh, jah, iseendal ka raske tegelikult, aga see on raske jah, see loomulikult sa teed algul vigu. sa juba tead seda, sa teed ikka vigu. jälle kukud sisse, jälle kukud rohkem või vähem, noh, erineva mhm, suurusega vigu, eks ole. aga sa oled väga tundlikult, tajud ära, kas kohe või natuke hiljem. mhm, nii, see oli jälle, panid mööda. aga see ongi õppimise protsess. nagu Jeesuselt küsiti, et mitu korda ma pean vennale andestama, noh, kui ta vea teeb. mhm. kas 7 korda? no sa tead, mis vastus oli? ma isegi ei tea, ei ole kuulnud. ei, mitte 7 korda, 70 korda 7 korda. sa annad nii pika vinna talle õppimiseks. aga elu on julm. mehe ja väga. naise suhetes sellist asja ei ole. sul piisab, kui sul on konkreetne partner, sul piisab teha 3-4 viga ja kõik on läbi. täpselt, jah. korraks selle inimesega on kõik läbi. iseasi, kui veel mingi asi seob, et siis sa lihtsalt transformeerud, eks ole. ja Jung ei loobu sellest lootuse andmisest. Mm, et kui on miski siiski, mis seob, siis on võimalik. mhm, sa saad vähemalt harjutada. nii kaua, kui see suhe on veel. ja, ja selles mõttes jah, see häälestamine võtab aega. ega kui me räägime pühakutest ja valgustunutest, noh, kui palju on neil see aega võtnud? võib-olla nüüd võtab see vähem aega, ma ei tea, järjest vähem. ei tea, jah. kultuur on avatum, informatsiooni on rohkem, praktikaid on kõik kättesaadavad ja nii edasi.
aga näiteks see arhetüüpne elu, jah, järgmine tasand. kas on võimalik seal elada püsivalt? no minu jaoks on selliseks näiteks on šamaan, kes mm. elab püsivalt arhetüüpsel tasandil. Mhm. kõigi oma ülivõimetega, tervendamist, selget nägemist, eks ole, ja nii edasi. rituaalimeistrina, võib-olla ta kasutab tarku taimi, võib-olla noh, ei kasuta, kogenud šamaan ei kasutagi enam, eks ole, tal ei ole vaja. või noh, looja, noh, iga hetk on loov, Voldemar Panso, eks ju, kelle elu oligi teater. no mul on tunne, et ta elas ka arhetüüpsel tasandil. ta oli suur lavastaja ja oskas arhetüüpselt lavastada, oskas näitlejaid näiteks viia nendesse seisunditesse, kus nad kehastavad mitte rolli, vaid arhetüüpi, jah. mida ka Grotowski otsis, eks ole, suur Poola teatri reformaator. Need olid vapustavad etendused, enne kui ta läks edasi, siis tal oli vahepeal parateater, ta organiseeris selliseid transformeerivaid, ütleme, rühmapraktikaid. näiteks üks rühmapraktika, neid tekste veel tõlgiti, need olid teatriühingus omal ajal olemas, ma lugesin neid, Grotowski oli minu iidol, ta oli müstik, ta oli, hiljem ta läks kloostrisse. Ahah. mõni aasta tagasi ta suri. ja üks oli näiteks, selle projekti pealkiri oli vist Mägileek või? ja üks osa sellest oli see, et inimesed õhtul, võttes käest kinni, seal võis olla 100 inimest näiteks, looduses. ja nende silmad olid siis seotud ja juba pimenes ka. ja käest kinni see, kes siis eest juhtis, kõik teised läksid järgi. ja siis nad läksid läbi looduse, läbi erinevate tõkete, läbi veekogude, läbi mingi kuradi raba ja soo ja nii edasi. terve öö käis see pull. ja hommikul, kui neil paluti siis silmad avada, sidemed ära võtta, siis nad olid ühe künka tipus ja päike parajasti tõusis. noh, mõtle, milline katarsis, eks ole, transformatsioon kogu selle. no praegu need meesteringid ka, noh, püüavad anda mingeid selliseid kogemusi looduses, olgu need siis manumatkad või muud asjad, eks ole. aga loodusrahvastele initsiatsioonid olid kohati eluohtlikud. no päikesetants, ütleme, ei ole eluohtlik, kus osaleb ka 3 eestlast praegu, kus sa lihtsalt ma ei tea, 12 tundi järjest päikese käes, eks ole, sul on köied külge pandud, läbi naha on pandud mingid kalaluus sellised nõelad, mis hoiavad sind nende ja siis sa oled selle puu ümber seal lihtsalt selle ilmapuu ümber, sa lihtsalt jooksed või liigud seal, noh. ilma joomata, ilma söömata. ja niimoodi mitu, ma ei tea, mitu päeva nüüd järjest, no öösel puhkavad, jah. et see on ka suur väljakutse, aga see annab sellised teaduse muutunud seisundid, seal on suured transformatsioonid, mis toimuvad. ja päris noorukid sinna ikkagi ei lähe. seal on natuke küpsemad mehed juba, kes on valmis selleks. sest sa võid seal ennast ka noh, nii ära kurnata, et sa ei saa sest lihtsalt seda, mida sa tahtsid. aga sellised võivad olla ka suhtluskogemused, dialoogilised suhtluskogemused, arhetüüpsed dialoogid. mitte ainult selle zen-meistri või selle šamaani või ma ei tea. et need praktikad nagu arenevad. seesama näiteks kohaloluring, eks ole, on täiesti uus asi, varem ma ei teadnud siukseid asju. ma olen osalenud kohaloluringides, kus sa väljendad oma aistinguid ja oma emotsioone, mis sul tekivad selles ringis olevate inimestega seoses. okei, ahah. konkreetselt, vot selle inimese, selle.
ja kuidas siis teistel tekivad, kui sa väljendad seda, siis teistel tekivad sinu suhtes jällegi mingid astingud näiteks. ja seal võib kohati selline tulevärk tekkida, et asi võib kohati väga otseseks minna. Mhm. isegi tundub, et natuke nagu liiga ausaks või siukseks, aga see on piiri peal. inimesed siiski tajuvad seda, aga nad lähevad piiri peale välja. mitte nii, et nad teist nüüd kuidagi solvaks või tahtlikult haiget teeks, vaid nad nagu tunnetavad seda ja väljendavad ennast. Ahah. ja kuna see tuleb niivõrd autentselt, siis see on nagu andeksantav, isegi kui ta läheb natuke liiga palju üle piiri. ja vaata need inimesed, kes on kaua olnud sordiini all, eriti naised, ja kui siis see kaan lendab pealt ära, siis oma esimestes nii-öelda suhetes, uutes suhetes, nad on kohati väga julmad, sest nad ei taju seda piiri veel. Mhm, Nad ei mhm. ole ennast ära kulturiseerinud või kristjaniseerinud või ja nii edasi. Neis ei ole veel seda empaatiat või seda kaastunnet, mis hoiab nüüd seda parajat nii-öelda. No ta ongi nii ehe ja puhas. jah. Ta... ja mis sa seal, mõtled? seal peab olema mingisugune pime noot sees. miks Eva Lepik on nii populaarne praegu Eestis oma pimeduse maatriksiga? sest ta mängib sellesama arhetüüpika pimeda poolega. Mhm, mhm. miks naisi nii kohutavalt instinktiivselt erutab see pime pool? miks nad loevad ja vaatavad selliseid asju, kus on mingid türannid, kus on mingisugused äh, võimukandjad, kus on mingisugused noh, sellised hästi tugevad sõltumatud mehed, Mhm, mhm. kohati julmad, Ja, ja. jah. ja kui me näeme, loeme Jungi jutlusi, siis me saame selgemini aru, mis instinkt see on ja kuidas see on ajaloo jooksul niimoodi salvestunud. ja me õpime sellega arvestama, sest kui me läheneme persona tasandilt, siis me kukume läbi. Ja, ja. me ei arvesta instinktiivselt arhetüübi tasandil. meestega võime suhelda jah, persona tasandil. on väga kohane ja asjalik ja viljakas. Jah, see päris armastus algab seal, kus lõpeb see projektsioon. Nagu sa jah, seda ka. mhm. ja vaata, kui sa enne, et mis on õnnistus, noh, sealt Antele, eks ju, Jah. Petrissiga seoses. õnnistus võib olla jungiaanlikult võttes ka see, et sa täielikult teadvustad ja integreerid oma naise, sisemise naise, oma anima, Mhm, mhm. täiusliku naise, see on äkki osa sinust, orgaaniline osa sinu terviklikkusest ja Jung ütleb, et kui sa oled saanud terviklikuks, kuigi individuatsioon on lõputu protsess, siis sa muutud arhetüüpseks, sa muutud inimeste jaoks sümboliks, arhetüübiks, sa ei ole enam inimene, Mhm. sa oled arhetüüp, sa oled nagu mingi jumalus või teemant või mõlemad kokku, eks ju. et sa muutud selle võrra läbistavaks. et nad ühelt poolt sa oled kohutav magnet, aga teiselt poolt sa oled hirmuäratav. ja siis nad ongi seal niimoodi. mõõdavad distantsi, kui kaugele nad, kui lähedale nad saavad sulle tulla. enne kui kõrvetada liialt saavad enne. ja nad Mhm. tunnevad, et see on kasvamise allikas. Täpselt. sa oled see väljakutse. sa oled see pinge, see pinevus, mida eriti naised jällegi vajavad. meeste puhul ma ei oska öelda, ilmselt ka meie vajame. aga see on teistmoodi kõik. See on teine. ta ütleb niimoodi, et naisel on see kõik loodusest kaasa antud. Mhm. automaatselt. mehel ei ole, et mees saavutaks sellist enesekohasust, ta peab õppima, ta peab proovima, tööd Täpselt. tegema, läbi minema. Ja. võtab aastaid ja aastakümneid aega. ja see on see ebavõrdsus. Mhm. ja nüüd, kui mees ei tea seda, ta on kohe augus omadega. ta võib petta seal ennast aastaid ja ta võib
ennast maha salata ja ennast maha matta lõpuks ja on väga julmi jutlusi, mis kirjeldavad seda protsessi. okei. Hakkab lihtsalt valus, iga järgmine lause on valus, valus, valus. ja noh, lõpus on selline, et tegelikult ka soovid surnuist üles tõusta isegi sellisest olukorrast. Mm, jah, võib-olla mitte selle inimesega, sest see on ammu maha mängitud, aga sa saad sealt minna puhta lehena edasi. ja see on hästi õpetav. see võiks olla kultuuri tuum, tähendab, pedagoogika, hariduse tuum peaks olema arhetüüpne. täiesti, jaa. vastavalt ealisusele muidugi. Mhm. nagu Waldorf haridus on umbes, ta arvestab ealise iseärasusega. aga mingid asjad on eri vormides, ma arvan, rakendatavad olenemata east. lihtsalt vorm peab olema Täpselt. sobiv sellele eagrupile. ma olin kunagi, mul oli kange kihk ikkagi proovid olla noh, õpetaja koolis, eks ole. ja siis Mhm. siin pooleks aastaks, no ma siis tulin ära, sest ma ei tulnud toime. kuigi paluti, et ma jääks edasi. Läksin seal perekonna, perekonna, see oli siis perekonnaõpetuse õpetus, jah. perekonna, ahah, noh, õpikud olid ja nii edasi. jaa, jaa. ja mul oli mäletamisi 5. klass, 7. ja 11. ja kuna mul tegelikult ei olnud, noh, see teema oli mulle huvitav ja mul oli huvitav seda edasi anda ja katsetada erinevaid meetodeid seal ja aga kuna mul ei olnud sellist pedagoogilist teadmust, siis noh, ma lihtsalt imestasin, et näiteks 4. ja 7. klassi puhul lapsed ei saanud aru üldistustest. Mm, Neil puudus alles see abstraktne mõtlemine, neil oli konkreetne mõtlemine. jaa, jaa. Keskkoolis on see juba olemas, seal ei olnud probleemi rääkida, noh, see on kõige levinum abstraktse mõtlemise vorm on üldistamine. noh, Wilberil on ta kuidagi konkreetne, abstraktne, ei, mis see teine sõna, need on eriastmed seal ka. et ma tõin lihtsalt näite, et me peame leidma selle eakohase vormi, kas või sellisel kujul, abstraktsiooni. sest tänu üldistamisele me leiame varjatud seaduspärad, loodusseadused. ilma selleta me ei leiaks neid. Mhm. sest et loodusrahvastel, hõimurahvastel, nemad tajusid seda kujundlikul. Nad ei üldistanud, nad tõid sümbolid. No seal ei olnud teaduslikud üldistused või mingid teaduslikud loodusseadused. seal olid kujundid, arhetüüpsed kujundid, mis väljendasid sedasama, mis juhatasid neid elus Mhm. nende nähtustega. no müütiline teadus, nagu Ken Wilber ütleb. aga nüüd me liigume edasi, mitte tagasi sinna sellesse teadvusetusse, müütilisse eelratsionaalsesse, vaid me liigume transratsionaalsesse müütilisse teadvusse. uuesti Jung on populaarne, uuesti uue paradigma mõtlejad metafüüsika gnoosis, Mhm. avangardis populaarne. ja kogu ühiskondlik avangard liigub sinna. ja võib-olla keskklass tuleb välja, tuleb järgi ja võib-olla ka mass, eks ole, lõpuks. nii et intensiivsus on jah, üks märksõna. üks postitus mul oligi needsamad 3 allikat, mingil hetkel ma tunnetasin, et üks on see Jumala kuju või meie mingi religioosne pühendumus, eks ole. Jumala okei. kuju, mille me oleme endale sisse töötanud, Jaa. mille taga on see lugu, mille taga on riitused, palved ja nii edasi. Mhm. et sealt me saame võime kas või aeg-ajalt kogeda väga sügavat kaastunnet ja armastust. kui me muidu ei koge, siis sealtkaudu me kogeme seda. Mhm. Nende inimeste suhtes, kes on meile haiget teinud. ja teine on siis just nimelt see intensiivne suhtlus teiste inimestega. see dialoog, see arhetüüpne või lihtsalt autentne dialoog ja sellest tekkiv sünergia. ja kolmas on teadmised.
inimkonna vaimse kultuuri teadmised, mis tohutult kiirendavad meie arengut. Mhm. me ise ei jõuaks selles elus, mitte ka ülejärgmises elus. aga kui me oleme haritud inimesed ja me omandame eruditsiooni, siis me oleme omadega mäel. siis ongi need Vergiliused ja kõik on meiega siin. Täpselt. me ei pea seda jalgrattalt leiutama. inimene selle poolest erinebki loomast, et tal on kumuleeruv kultuurikogemus. Mhm. inimesed, kes seda ei taipa, on lihtsalt harimatud ja jäävadki sinna madalasse kuskile mutta kinni. loomadel on jah instinkt, aga see on hästi puhas instinkt. inimesel ei ole instinkti puhas, erandid välja arvatud. naised välja arvatud, mitte kõik naised muidugi. no me rääkisime enne, et see on kaasantud talle loodusest. Seda jah. ta vastutab liigi järjepidevuse eest. Mhm. ta peab valima kõige parema, kõige tugevama paremiku järjepidevuse eest. ja ta testib väga erinevatel viisidel, ta testib, naine testib meest ja vaatab, kas sa teed selle testi läbi, kas sa teed selle läbi, kas sa teed selle läbi. ja kui sa teed need 3 või 4 asja läbi, siis ta hakkab sulle panustama, sinu peale panustama. sest naine ei ole nii, et noh, siin sa ütlesid, et projektsioon, eks ole, armumisel on projektsioon. aga Jung selgitab, et naistel see projektsioon, kui teda üldse on, ta ei ole nii tugev nagu mehel. Ahah. mees niimoodi armub ära, läheb lolliks peast, eks ole. aga naine, tal on nii palju vaistu intuitsiooni, et ta hakkab kohe testima tegelikult alateadlikult sinu emotsionaalset sidusust. Mhm. Mhm. kas sul tekib temaga emotsionaalne kontakt või ei teki. Jah. ja see määrab. seetõttu naine liigub väga aeglaselt, samm-sammult, võrreldes mehega, kes plahvatab reeglina, eks ole. ja, aga tulemus on selle võrra kindlam. sest kui mehel projektsioon lõpeb, siis kõik lendab kildudeks. Mhm. kogu tema identiteet võib hävineda, ta võib isegi ennast ära tappa selle peale. noh, nagu noorukid praegu teevad, eks ole. Jah. kusjuures nii tüdrukud kui poisid. nii et jah, intensiivsus. Nojah, see naiste üleüldine tellimus ongi hästi oluline, mida nad meestelt ootavad. See on seal justkui. on 3-4 asja: turvalisus, intensiivsus ja nad ootavad, et mehel on oma missioon, oma elu eesmärk, Mhm. mis on väljaspool teda. ma kunagi mäletan Nõukogude ajal üks film Tule taltsutamine, mul on niivõrd hästi see meelde jäänud. seal oli ühest Vene raketikonstruktorist. filmis oli tema nimi Kaširtsev. ja tal oli üks armastus seal ja nad elasid eri kohtades. mees Ah. oli pidevalt komandeeringutes ja nii edasi. ma ei tea, Novosibirskis või kuskil teaduslinnakus, eks ole. ja siis oligi, mehel oli nagu valida, kas tema kutsumus või see naine. Mhm. valis oma kutsumuse. ja, ja see tekitas naises muidugi tohutu sellise nagu kiindumuse ja ligitõmbavuse. ja aeg-ajalt nad kohtusid. aga ma ei mäleta, kas nad lõpuks ikkagi jäidki lahku. Okei. sest Ahah. et lahusolu oli liiga suur, liiga pikk, Mhm. liiga kauge. sest et kui inimesed elavad koos, siis see ei ole nii hull. siis see kütkestavus nii-öelda toimib päevast päeva läbi selle läheduse, eks ole. ja sa tahtsid ka esile tuua neid, mida sina oluliseks pead mehe-naise suhetes. Mehe-naise suhetes. ja ma tunnen, et osaliselt nagu mees pigem otsib seda vabadust seal sees ja naine otsib armastust, mis on nagu, nad on tegelikult sabad, aga lihtsalt see vorm on erinev. Mm. ja mees otsibki vabadust seda, et ta saab justkui olla selle missioonile põhinev. Ta pühendab ennast sellele. jah, ta hoolitseb selle ruumi eest.
või noh, naine hoolitseb selle ruumi eest, mees hoiab seda ruumi. Ja seal tekibki see arusaam, et justkui meheks sa pigem kasvad, naiseks sa pigem sünnid, ütleks. Ja see ongi see protsess, mis on nii paljudel nagu kuidagi argumendiks võib-olla, et kumma elu on raskem või noh, tegelikult seal nagu see ongi see vorm on nii erinev. See eluviis on nii teistsugune. Need peegeldusmomendid, mida mees peab läbima ja mida naine peab läbima. Ja, ja, ja ma ise mõtlesingi, et kui on noh, see võimekus, kui tekib mingi reflektsioon mingi asja suhtes, siis sealt on ka võimekus nii-öelda tekitada see reform ehk siis muutuda. Ja see illusioon ongi selles, et muutus nõuab aega, aga tõde on selles, et muutus nõuab valikut. Ta nõuab lihtsalt seda, et sa võtad selle valiku ja muudad ennast. Ja sealt tekibki see, et kus see lineaarne muutus muutub transformatiivseks. Ja, Sest sa koheselt teadvustad selle hetke endale ja oledki selles hetkes ja see on ajatu. Mis tähendab seda, et ta ei ole nagu selline noh, ring, mis käib ringi, vaid ta muutubki spiraaliks. Sest sa oled jah, sa tagasi konstantselt. enam ei kuku sealt. Jah, täpselt. Ja, Sa juba teadvustad, tekib see reform, sa muutud. Sest sa vaatad seda tundmatut ja sul tekib see julgus sinna minna. Ja selles nagu seda aktsepteerida, seda võtta sellisena, nagu ta on. Ja sealt tekibki see võimekus justkui iseennast muuta selles. ja, ja Ja kogeda seda kütkestavana. täpselt. Mis tähendabki seda, et sinu senine areng ja kasv ei ole, ta ei ole limiteeritud nende väliste tegurite poolest, vaid sinu seesmise vastuvõtlikkusest. Just. Ja kui sa avardad ennast ja muutudki rohkem avaramaks, siis need taipamised ongi, ma vist kirjutasin ka, et need on seesmiselt rikastavad ja väliselt toetavad. Ja, Ja sealt sünnibki või sealt nii-öelda mees kasvabki sellesse arhetüüpsusesse, kus ta teeb asju sellise kerguse ja kindlusega, mis veel omakorda, kui naine näeb seda, no siis tal tekib, noh, ta saab aru, ta suudab nagu justkui alistuda või ta suudab nagu ka iseennast nagu tuua sellesse hetke, et ta saab selles naiselikkuses olla. ja just Kus ta nimelt enam. alistuda, ta võtabki mehe endale nagu juhiks ja see on loomulik. See on loomulik, See jah. on instinktiivselt, arhetüüpselt loomulik. Mm-hmm. Nagu piiblis on, et mees on naise pea ja Jumal on mehe pea, aga seal on Jah, see tingimus. Kui Jumal ei ole mehe pea, siis mees ei saa olla naise pea. jah. Ehk kui tema ise ei ole tema pea nii-öelda või tema Mm-hmm. kese, siis ei tule välja. Mm-hmm. Aga on mõned väga ilusad jutlused just nimelt sellest, kus üks on see, kuidas inimesed kasvavad kas või lähisuhte jooksul ja saavutavad terviklikkuse, kui nad läbivad selle varjuperioodi edukalt. Aga teine on see, kui kohtuvad juba terviklikud inimesed. Ja mis juhtub Mm-hmm. siis, kui selle suhte loovad kaks terviklikku autentset inimest? Et mis efektid siis hakkavad ilmnema? Et siis on väga võimas kooskasvamine. Et siis on võimas mängulisus, siis on noh, vaimustus ja kõik see pühendumine. Ja noh, tõesti armastus kui imetluse ja kaastunde sulam, Mm-hmm. tervik. Haavatud tervendajate vaheline ühendumine. Ja sealt tekibki see, kus me, noh, kui sa muutudki terviklikuks, siis see rahulolu, mis sa saavutad, ja siis sa ei otsigi enam midagi. Sul ei ole vaja ennast otsida, see ei ole peidetud. Sa oled selles, sa tead juba, sa oled endaga kontakti loonud, selle tõelise endaga, selle autentsusega. Ja sa lihtsalt lood. Sa ei looda enam midagi, sa ei oota inimestelt midagi. Sa lihtsalt oled selles hetkes, selles tõelises seisundis, arhetüüpsuses. Sa Ja, lood. ja sageli on see, et see suhe on niivõrd täielik või selline
täitumuslik, et sul ei olegi mingeid muud suhteid vaja. Mhm. võid täitsa elada oma elu, vot kodu, see suhe, noh, võib-olla perekond, eks ole, Mhm. ja kõik. ja sa saad sellest kõik, mida sa kasvuks selles elus vajad. Mhm. sa võid olla isegi sotsiaalselt täiesti noh, passiivne, mis noh, rahulikel aegadel on tore ja ilus ja noh, aitab asjale kaasa. et sa ei pea isegi ühenduma, kuigi noh, rasketel aegadel loomulikult tekib eluline vajadus ühenduda ka laiemalt. Mhm. et need perekonnad ühenduvad, eks ole, suguvõsad ühenduvad, sõpruskonnad ühenduvad, kogukonnad, vennaskonnad ühenduvad, eks ole. aga muidu see side, mis on saavutanud sellise tasandi, on ise niivõrd külluslik, et seal on kõik olemas. ja vot, kellel seda ei ole, nemad otsivad ühendumist ka väljaspoolt. Täpselt, seni, jah. kuni seda ei ole. no Berdiajev nimetabki vist indiviidid ja isiksus, jah. jah, kas või, jah. Jah. vot siis on veel see Tõekõne või see täiskõne Mattias Desmetil, jah. tema uus raamat, mis ta nüüd kirjutab, kohe-kohe saab valmis, ongi sellest Tõekõnest. ahah, ja nagu selles oli ka Hardo Pajola ühes podcastis seal, kus tema elukaaslane ütles, et lootusetus on out ja tõde on in. et kui me leiame Mhm. või jõuame tõekõneni, siis ei ole enam lootusetust. sest tõekõne on ise, noh, minu jaoks selline igavikuline nähtus. Mhm. ta on postuumne ühtaega, mitte ainult preduumne. ja huvitav on see, mis ka Desmetil on, need 4 tõevormi, millest üks oli siis tarkus. vot siin ma veel kuskil tark on see, kes alustab vaikusest või lähtub vaikusest. ahah, ta ei hakka kohe kuulutama nagu prohvet. ja, ja. vaikus. ja vaikus on väga oluline, vaikimine on väga oluline kõne, tõekõne ka suhetes, lähisuhetes. teine on prohvetlus, ilmselt siis sellise ettenägelikkuse osas. kolmas on siis see tehne või siis see noh, teaduslik, tehniline selline väljendusrikkus ja täpsus ja süsteemsus. Okei, ahah. et ma ei tea, kust ta selle võttis, võib-olla Aristoteleselt, et noh, Aristoteles loomulikult ei jätnud välja ka seda ratsionaalloogilist täiuslikkust tõekõnest. ja neljas on siis pareesia ehk siis see julge oma tõe väljendamine, oma unikaalse tõe väljendamine Mhm. hingest, millel on oma objektiivne mõõde. kõik, kes on, kuulevad seda, taipavad seda, nad saavad sellel tasandil, sellel objektiivsel tasandil ühineda. Mm. Nad taipavad ja kogevad ja naudivad seda, kui keegi räägib tõde, Mhm. mis on läbistav, on transformeeriv, on sügavalt ühendav, sealt tekivad vennaskonnad alles tõekõne tasandil, minu arusaamise järgi. tekivad kogudused, tekivad kloostrid, noh, sellised Aatose mäe tüüpi kloostrid, mis on tegelikult kristlik müstitsism, eks ole, Mhm. tõeline Kristus. kuidas sina seda tajud või mõtled?
sa mõtled Tõekõne või? jah. nojah, kuna ma ise ka praegu viimasel ajal kuidagi jah, nagu ma ennem ka mainisin, olen jõudnud sinna eneseväljenduseni. nagu, et kuidagi tahaks ka midagi luua, midagi, mingit sisu või kuidas iganes. siis seal ongi see noh, esimene tarkus on ju, et sa vaatad, mis on see otsene tellimus, mis justkui ühiskondlikult praegu on vastuvõetav. või Mm. justkui, et mis nagu läheks mitte ka peale, aga mis oleks nagu sihuke, mis me vist ennem ka rääkisime, et ta ei ole nagu ülemäära. ta ei ole seal nagu kuskil ülejärgmine, vaid ta on nagu järgmine, et inimesed nagu suudavad sellesse nagu minna. Mhm. ja ma tunnen, et see hästi suur nagu läbistav ongi tegelikult see huumor või selline, kuna see nagu tõsisus on nii palju ümberringi juba, siis see huumor, kus inimene saab kergusega seda informatsiooni endale võtta, on hästi oluline. Mhm. nii et ma tunnen, et see tarkuse hetk või see tarkuse nii-öelda aspekt sellest ongi see, et sa vaatad kuidagi, noh, kui ma ise analüüsin, et kuidas midagi väljendada praeguses hetkes, et see justkui inimesteni jõuaks. no üks on see, et ma võin nagu tõesti teha väga arhetüüpselt ja autentselt seda. ja siis ongi see, mida siis neljas on ju, et kuidagi mõned inimesed tajuvad selle ära ja tulevad kaasa sellega. jah. aga noh, jällegi vaatadki seda, mida noh, kuidagi need universaalsed seadused, universumi seadused on ju, et see põhjus-tagajärg ja siuksed vibratsiooniseadused on ju, et kuidagi neid ka integreerides, pannes nendesse, sellesse loomingusse võib-olla, et kuidagi vaatad, et okei okay,, see on praegu populaarne, kuidagi okei okay,, siis ma nagu lisan sinna juurde, aga see võib-olla seesmine informatsioon, mida ma jagan, ta on arhetüüpne, aga see kujund, see, kuidas ma seda edasi kannan või see, kuidas inimesed nagu vastu võtavad seda, see võib-olla ongi mingi huumor, mingi nali, kuidagi midagi sihukest. eks ma praegu tunnen, et ta võib, noh, kuidagi isiklikult tunnen, et see võib-olla ei ole nii nagu ta oleks pigem kunstilisem, midagi sihukest, ma tunnen, et see ka on praegu üpris muutuses, selline kunstiline väljendamine, jah. eriti just praegu sotsiaalmeedia ai kasutuses kuidagi, et inimene kasutab seda ja just ongi nagu nende Jungi jutluste juures on ju, et ta muudab seda vormi veel Ja, läbistavamaks. et kunstiga ma tunnen, et see teatud samastumine on sealsamas, et ta muudab seda kunsti veel läbistavamaks ja, mingites kohtades. ja sellepärast see ongi nii kütkestav, see uus mm. vorm. -hmm. Mitte ainult seoses Jungi, vaid ka kõigi teiste nendega, keda me mainisime. Mm -hmm. Ja teisalt, no vaata, kui ta on niisugune läbistav, siis ta annab sinusse selgust, nagu noh, vene keeles jasnast. Проявляется ясность. ah, Siis on veel selline, mulle meeldib see venekeelne väljendus selle eheduse või selle kohta, et nastojaši ja živoi ah, ja kindlasti on veel mingid sõnad. Et kohati, kui vaadata erinevates keeltes neid, siis sa saad erinevaid nüansse nagu juurde. Noh, eestikeelne sõna tõeline on ju ka ilus, eks ole, mm -hmm. ehe ja tõeline ja teisalt jah, inimesed, vaat kui tuleb see selgus, teine on see, mida huumor annab, annabki seda kergust, eks ole. Raskel ajal inimesed vajavad ka kergust, ka sügavate raskete asjade nii-öelda teadasaamisel. Mm -hmm. Ja huumor tähendab seda, et minus ei ole hirmu, ma olen üle sellest. Ma olen just sealpool seda, ma olen mm. siin -hmm. ja seal. Ja see võib-olla aitab inimestel ka olla siin ja seal, sealpool. Et, et ka surm ei ole midagi, noh, millega see kultuur eriti nagu hirmutab. ja, No hõimurahvastel ei olnud. Ma ei tea, seal oli veel see värk, et millest nüüd Eisenstein kirjutab oma kliima uues loos, et konkistadoorid, noh, vallutasid seal Ameerikat, eks ole, Kesk-Ameerikat ja viisid nii-öelda kristlust sinna ja siis kes ei võtnud vastu, seda siis piinati seal ja neid šokeeris see, et need indiaanlased
nad nagu irvitasid nende üle, et ja, ja. nagu ei oska nagu piinata niimoodi piisavalt, et noh, et see on kõik sihuke köki-möki, mis te siin ja nad ei osanudki midagi muud välja mõelda, tähendab, et ükskõik, mida nendega seal tehti siis et ja see tähendas, et nad mitte isegi piinamist ei kartnud, rääkimata mingist surmast, eks ole. Et seal olid kõik need kogemused ja lood ammu juba 100-kordselt kultuuris nagu olemas, initsiatsioonides ja nagu see, ma ei tea, Anastasia kirjeldab ühes Maigret raamatus, kuidas keldid, eks ole, kuidas nad võitlesid viimse meheni ja naiseni. Mm, Et noh, mitte mingit probleemi ei olnud, et seal ei mhm. mm, et mingit orjust või allutamist, et surm oli see lahendus. Ja see on nüüd see gladiaatori surm, kui ta räägib seal oma sõdalastele enne lahingut, et kui te leiate ennast, et kui te langete, siis kohtume uuesti Elysiumis. Ah. jah, see on sõdalase preemia Mhm, või mhm, tasu mhm. tema mehisuse, tema ennastsalgavuse ja eneseunustamise, oma ego unustamise, tema teadvuse seisund on selline, et ta satub otse puhtale maale, sest tema seisund on puhas, mida mingid budismi voolud eraldi meditatsiooni abil harjutavad. Mhm. Puhta maa meditatsiooni, Shin-budism näiteks. noh, paradiisi seisund. noh, saavad ka rõhutada seda puhtust Ja, ja. ja et see on midagi sellist. no see võib veelgi süveneda, eks ole, ja muutuda müstilisemaks, esoteerilisemaks, Mhm. hüpsemaks. nii, tahad sa veel midagi lisada, tõstatada mingit teemat? No siit võiks jah, kindlasti veel rääkida, aga võib ka mingi muu aeg siit edasi minna. ma vaatan nüüd äh, kas me oleme siis nüüd jah, üle 2 tunni olnud või? ahah, mis kell me alustasime? äh, kell 11:30. pool 12, jah. Ja, jah, siis on 2 tundi. super. no täitsa paras, vaata, tähenduse teejuhid on ka 2 tundi No. mahume formaati ära kui eeskuju ühest väljapaistvamast podcast'ist nii-öelda. nii, mingid lõpusõnad või? jah, väga huvitav vestlus, kindlasti võiks veel teha. võiks veel teha jah, kuidas vaim juhatab ja millal Ja, tuleb ja tuleb uusi teemasid, uusi vaatenurki. see vestluste sari võib olla noh, kasvavatele inimestele lõputu tegelikult. ja. see on see lõputu edasimõtlemine. vahepeal on pausid, seedimised Mhm. ja siis tuleb see dialoogi olukord, kus me mõtleme jälle mingi astme võrra edasi ja järgmine kord sealt jälle edasi ja nii edasi ja nii edasi. ja loodetavasti see võib ka siis noh, süveneda, eks ole, sedamööda, kuidas me ise kasvame selles. Mhm. nii et aitäh sulle, Rinaldo, Ja, ja aitäh teile kõigile, kes te seda nüüd vaatate ja kuulate. ja võite anda loomulikult ka tagasisidet. ja see läheb ka Linnulainesse üles, nii et ka minul oli hästi-hästi põnev. nii et jälle kohtumisteni ja. sinuga ja teie kõigiga.